Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu 12. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgustust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale. Selle episoodi teemaks on Taavi Tõnissoni lavastus Plektrum ning külas on Tartu Ülikooli teatriteaduse tudengid Greta Võsu, Hanna Marrandi ning Johanna Rannik. Saadet juhib teatriteaduse professor Anneli Saro. Head kuulamist! Selleks, et kuulajad suudaksid hääle ja inimese kokku viia, siis olge head, tutvustage ennast, et öelge oma nimi ja võib-olla veel midagi olulist enda kohta. Jah, tere, mina olen Greta. Lisaks teatriteadusele tegelen ka produtseerimisega ja olen ka kirjutanud teatrikriitikat. Tere, mina olen Hanna, õpin teatriteadust juba päris palju aastaid ja armastan ka käia teatrifestivalidel vabatahtlikuks ning olen kirjutanud samuti teatrikriitikat. Tere, mina olen Johanna. Enne teatriteaduse õppimist lõpetasin ma hoopis tegelikult riigiteaduste bakalaureuseõppe ja siis suundusin teatriteaduse magistrisse ja olen nüüdseks juba äkki aastat 5-6 kirjutanud ka teatrikriitikat, aga ka kirjanduskriitikat, esseesid, luulet, mida kõike. Jah, vot. Meil on ülikoolis selline aine, mille nimi on etenduse analüüsi süvakursus ja seal me analüüsime ühte lavastust kogu semestri vältel. Ja tavaliselt üliõpilased peavad ka käima seda päris mitu korda vaatamas. Mina ise olen käinud Plektrumi vaatamas 3 korda, aga mitu korda teie olete käinud vaatamas? Ma koha peal olen käinud 2 korda, aga ma olen seda vaadanud, ma arvan, 3-4 korda veel video pealt. Mul on vist täpselt sama, jah. Kõigepealt esimest korda kunagi siis, kui ta alles tuli, ehk et siis aastal 2023 ja siis teist korda niimoodi selle aine raames, niimoodi analüütilise pilguga ja siis kordi salvesse pealt, jah. Jah, mul on ka samasse auku, et olen 2 korda koha peal käinud umbes 6-ajase vahega ja siis salvestust vaadanud siit-sealt jupiti ja tervikuna ka. Ma arvasin alguses, et seda jõuab nüüd selle aine raames vähemalt mingi 3 korda veel eraldi vaatama, et oleks kuidagi nagu väga-väga professionaalne ja päris, aga ega tegelikult niimoodi läinud. Ta on ikkagi pikk lavastus, nii et see võtab päris palju nagu mõtlemist ja kohale jõudmine on ka ikkagi ühesõnaga. Tartu Tallinna transport. Jah. Kas see oli 3 tundi täpselt? 3:30. 3:30, jaa, just. Ma kardan, et me tuleme selle teema juurde veel uuesti tagasi, miks see lavastus nii pikk on. Aga et kuigi me oleme tegelenud selle lavastusega väga pikalt ja väga põhjalikult ja analüüsinud näitlejatöid ja lavakujundust ja muusikat ja nii edasi, siis ma alustaks millegi sellise väga elementaarsega, millega me võib-olla kõik igapäevaselt kokku puutume, et kui me käime mingit etendust vaatamas, siis kohtume sõbra tuttavaga ja siis ta küsib, et no kuidas on, et kas oli hea lavastus, kas oli huvitav lavastus. Ja siis meil on aega võib-olla mingisugune 1 minut või vähem ühte lavastust tutvustada. Et kui mina nüüd seaksin teid niisuguse ülesande ette ja paluksin Plektrumi tutvustada 2-3 lausega inimesele, kes pole seda lavastust veel näinud, millest on muidugi väga kahju, siis kuidas te seda lavastust tutvustaksite? Et minu arust Plektrumi puhul on oluline see, et ta võtab üksikinimese sellise loo, üksikinimese kannatused ja elusündmused ja asetab need ajaloolisesse fooni. Et ta on üsna hea viis, kuidas siduda suuri sündmuseid ühe väikese inimese looga. Ja teine asi, mida kindlasti tasub nagu teada enne vaatama minekut, et seal on hästi rikkalik esteetiliste väljendusvahendite küllus, et seal on kõike on koreograafia väga heal tasemel, samuti muusikalised vahepalad ja ikkagi tegelikult on tegu sõnateatriga, et see lähenemisviis on üsna erinev, ma ütleks tavalisest Eesti sõnateatrist. Ja ma vist keskenduksin ka sellele sõnale rikkalik, just et kui minna teatrisse
ja tahta kõike korraga, seda muusikat ja tantsu ja visuaali või visuaalteatri elemente, et siis see on väga hea nagu kokku pakitud versioon sellest ja võib-olla lisaks, et kui on ka ajaloo huvi või ajalooliste teemade vastu huvi, siis see on üks nendest lavastustest, mis tegeleb praegu Eesti teatris küll 100 aasta taguse ajaga, aga võib-olla ka liiga hirmsalt sarnase ajaga praeguse sajandiga. Jah, see vist sõltub nii väga, vähemalt minu jaoks sellest, et kes see inimene on, kes minult seda küsib, sest et ma mõtlen, et kui ma näiteks räägiks oma teismelise vennaga, siis ma ilmselt jääksin süžee juurde rohkem ja võib-olla reklaamiks talle seda sellist visuaalset külluslikkust ja võib-olla natukene ka sellist kabareelikust, mis seal on. Ja samas seal on ka nii tugevalt selline poliitiline sisu, mis justkui vastandub sellele, ma ei teagi, visuaalsele, mitte just lustile, aga sellisele kirjule ja külluslikule tervikule. Et see mingisugune emotsioonide virvarr, mis tekib ja see pidev kaasas olek niivõrd intensiivse looga on juba omaette midagi sellist, mida ma võib-olla siis sellele küsijale ette pakuks. See romaan, millel lavastus põhineb, on kirjutatud pärast teist maailmasõda ja räägib teise maailmasõja sündmustest. Ja minu küsimus on alati, et kuigi Greta juba viitas sellele, et kindlasti tekivad paralleelid teise maailmasõja ja praegu Ukrainas toimuvad sõja vahel, aga et kas noorel inimesel, kellel ei ole ajaloo huvi või mingit erilist sõjahuvi, et kas see lavastus võiks ka talle midagi rääkida, midagi tema enda elu kohta, kaasaja elu kohta, ma mõtlen siin Eestis, või olla kuidagi ka isiklikult noori vaatajaid puudutav? Kui noort inimest sa silmas pead, et lavastus on 16+ tegelikult kirja järgi? Jaa. Ma ei tea, aga näiteks võite rääkida kas enda nimel või ka siis mõne noorema vaataja nimel? No mul on tunne, et kui seda läheks vaatama noor inimene, kes on suureks kasvamas, mis on ju ka see, mis seal lavastuses on teemana sees, aga mille vastu see peategelane on, selle suureks kasvamise vastu, et mingis mõttes võib-olla ma olen selline konformist, aga lihtsalt mulle tundub, et läbi selle peategelane Oskar ju, kes on seal kesksel kohal, tahab lahti öelda vastutusest, mis suureks saamisega kaasa tuleb ja võib-olla see on ka mingi hoiatuslugu selles mõttes, et kui sa ei ole nõus suureks kasvama, et sa pead arvestama sellega, et sa jääd väga paljust ilma, et vastutusega kaasnevad ka need hüved või need õnned. Jah, et võib vaadata seda ka teistpidi, et Oskar on kangelane, et ta hakkab selle ühiskonna vastu, aga siis ongi see võib-olla selle noore vaataja otsustada, et kas tema tahab sellist elu. Mis ei tähenda, et see ühiskond, millega Oskar lepib, on okei või et see peakski nii olema, aga see lihtsalt on nagu realistlik selles mõttes, ma arvan küll. Kuigi see mitte üleskasvamine ei ole iseenesest realistlik, aga nagu vaimselt ma arvan, et see on arusaadav ka 16-aastasele see tunne mitte tahta suureks saada. Ja minu arust ka see lugu on lisaks kõigele manitule ka vabast tahtest tegelikult, et Oskar teeb mingi otsuse, et mõtleb justkui, et tal on valik, kas kasvada suureks või mitte ja siis elab sellele vastavalt, aga tegelikult teda ikkagi üritatakse kasti suruda väljastpoolt, ehk see vaba tahte elluviimine või oma vaba tahte piiride mõistmine võiks olla väga tegelikult kõnetav ka näiteks gümnasistidele, ma arvan, et neil tekib esimest korda see võimalus elus, kui neil on päriselt selline suurem vaba tahte elluviimise moment pärast gümnaasiumit. Jah, see dissonants, mis just tekib selle vahel, et kes Oskar tegelikult on täiesti selline iseteadlik ja nii-öelda siis täiskasvanu ajuga inimene versus see, et teised näevadki teda väikese umbes 3-aastase lapsena ja seal tekibki kuidagi selline veider kontrast, et milleks ta teiste arvates üldse võimeline on, nii vaimselt kui ka siis füüsiliselt.
võrreldes sellega, et kuidas ta tegelikult juba adub kõike, kuidas ta näeb neid düsfunktsionaalseid peresuhteid näiteks ja kuidas ta tegelikult vähemalt enda arvates on ka otseselt süüdi paljus selles, mis tal elu jooksul juhtub. Mingisugustes isiklikes traagikates ta tunneb, et tal on väga suur omaosalus. Ja samas kõrvaltvaataja pilguna näiteks, ma ei tea, lapsevanema pilguga ei omistaks talle mingisugust, ma ei tea, agentsust. Et natuke nartsissistliku isiksushäire kanti, et inimene tunneb, et ta on ise ülitähtis, et kõik sõltub temast justkui, aga tegelikult päriselt on nagu teine pilt. Jah, meil ju seminarides oli ka hästi suur kihk diagnoosida seal kõiki neid tegelasi, ma mäletan, et neid vanemaid ja Oskarit ennast ja sest ma ütlen selgituseks, et selle lavastuse peategelane on Oskar, kes siis, kui ta on 3-aastane, eks ju, et siis ta ütleb, et ta sündis juba intellektuaalselt justkui nagu valmis inimesena, aga siis ta nagu keeldus suureks kasvamast, kukub keldritrepist alla ja see peatab tema kasvamise ja siis ta elab ülejäänud aastad siis füüsiliselt justkui nagu 4 või 3-4-aastasena, aga intellektuaalselt siis küpsena, nii et tegelikult tõesti selline ambivalentne olukord. Aga üks teema, mis võib-olla ka meil seminarides läbi käis, on see, et võib-olla paljud noored tänapäeval tajuvad ka, et tõepoolest, et nad ei taha vastutust võtta, see on üks teema, aga teine teema ka, et nad ei taha astuda sellesse ühiskonda, mille vanem põlvkond on ehitanud. Ja mina tajun küll Eestis tegelikult võib-olla selgemat põlvkondade vahelist vastuolu praegu kui kunagi varem. Võtame kas või näiteks kliimakriisi või ka kliimaärevuse või ka siis suhe, ma ei tea, vaimsesse tervisesse või ka siis seksuaalelusse ja nii edasi, kus tegelikult ikkagi põlvkondlikud erinevused võivad olla nagu üsna suured ja kus kas või liikumine Fridays for Future ja nii edasi, kus ma ka tajun ikkagi seda, et noored võib-olla tahaksid ehitada hoopis teistsugust ühiskonda, kui siis vanemad põlvkonnad on seda ehitanud ja vanemale põlvkonnale, nagu mulle siis, on see küsimus, et kas me anname noortele selle võimaluse kujundada teistsuguseks ühiskonda, linnaruumi, inimeste vahelisi suhteid, aga ka näiteks töökultuuri ja nii edasi. Et ma ise tajusin seal väga palju ka just nimelt sümboolsel tasandil võib-olla sellist väga kaasaegseid teemasid ka, et kui on nagu soovi just võib-olla sellise kõige esmaselt tasandilt nagu edasi mõelda ja otsida neid paralleele kaasaja ja siis 20. sajandi keskpaiga vahel. Kas tahate kuidagi sekkuda sellesse, midagi juurde öelda või pigem mitte? Jah, ma olen nõus, et seal oli minu jaoks ka üks selline läbiv teema üldiselt. See, et need tegelased, seal hulgas Oskar, pidid pidevalt harjuma ümber või leppima millegagi, mis neile tegelikult tegi väga palju haiget, aga nad olid justkui sunnitud aksepteerima mingisugust uut reaalsust, isegi kui see tekitas tohutult trotsi. Ma arvan, et tänapäeva noorem põlvkond ilmselt tunneb väga palju sarnast, et nad ei ole tegelikult rahul selle reaalsusega, mis nende ümber kujundatakse. Ilmselt nad ei tunne ka nii suurt võimu tegelikult selle muutmisel. See motivatsioon eaga, ütleme siis ka raugeb. See oma võimu või ütleme siis oskuste ja võimaluste piiratus jõuab mingi hetk kuidagi rohkem kohale, et kui noorem põlvkond alguses usub, et tõesti on võimalik oma hääl maksma panna, siis see mingi hetk kuidagi võib-olla kas summutatakse ära või neil kaob endal see motivatsioon, et selline vaikne leppimine ikkagi mingi hetk tekib ja see võib ka olla tingitud sellest trotsist, et nähakse väga palju vaeva, näiteks kas või see Fridays for Future, et tehaksegi organiseeritud liikumine, aga see ei saa kas piisavalt kõlapinda või sellega ei lähe ka teised põlvkonnad just piisavalt kaasa ja ei teki sellist õlatunnet
ja sellepärast võib ka tekkida mingisugune teatud kibestumine. Et ma ka Oskari puhul tundsin, et mingisugune kibestumus tekkis temas üsna vara juba. Et ta, ma ei näinud väga, et ta oleks võidelnud väga vastu sellele reaalsusele, mis tal ümberringi oli. Ta lihtsalt üsna varakult lihtsalt kuidagi eemaldus sellest ja ei osalenud justkui selles ümbritsevas maailmas. Ma selles mõttes vaidleksin vastu, ma arvan, et ikkagi tema viis sellele vastu hakata oli ju see trummi mängimine. Mul on tunne, et tal ei olnud soovi seda paremaks teha. Et üks asi on see, et kas ta nagu osales selles, ma arvan, et osales selles lihtsalt nagu mitte eesmärgiga nagu teha head. Et see on, ma arvan, erinev nagu selles mõttes sellest, mis võib-olla sa ütlesid. Aga ma arvan jah, et see mingi ilmajäetuse tunne mõlemalt poolt, et vanem põlvkond tunneb, et nad teavad enda mingit privileeg ära andma ja noor põlvkond tunneb, et neilt on juba ära võetud midagi, mida neil pole kunagi olnud. Ja ikkagi noorema põlvkonna esindajana ma tahaksin öelda, et see on nagu vanema põlvkonna moment aru saada oma privilegeeritusest ja sellest, et nad peavad ruumi tegema ja võib-olla see ongi kunagi nende õigus mingiteks asjadeks. Et ma lihtsalt arvan, et Oskar on halb näide sellest noorest inimesest, et kuidas üks noor inimene peaks sellega toime tulema, et ta võib-olla võiks midagi muud teha, kui seda trummi taguda. See Oskari trummi tagumine meenutab mulle natuke nagu poliitilist teatrit, eks ju, et poliitilisele teatrile öeldakse ka ju või heidetakse ette, et see on nagu häiriv, vali, ebameeldiv, aga et tihti poliitiline teater ei paku mingit positiivset programmi. Ja siis ongi nagu see küsimus, et kui keegi on rahulolematu, kas me peame ta siis kuski vaigistama ja välja lülitama ainult sellepärast, et tal ei ole kohe positiivset programmi või me peaksime koos mõtlema, et kuidas selle kõiki osapooli rahuldava positiivse programmini jõuda, eks ju. Jah, ma arvan, et ma ei taha vist öelda, et kõik peaksid olema aktivistid, ma arvan, et seda on lihtsalt väga palju oodata inimestelt, see on nagu siuke, inglise keeles on emotional labor selle nimi, et see, ma ei tea, kuidas eesti keeles hästi öelda, emotsionaalne töö või vaev, et lihtsalt võib-olla mul on tunne, et Oskar seal ka manifesteeris, et seda, et tal ei ole mingit huvigi selle vastu, et ma arvan, et vähemalt poliitiline teater, kuigi nad ei paku seda programmi, vähemalt nagu tõdevad, et nad tahaks muutust. Ma ei tea, kas Oskar seda nagu tegi. Aga Oskar minu arust ei määratlenud ka ennast noore põlvkonnana otseselt, et pigem ta seisis sellest kõigest väljaspool, et ta ei tahtnud ju kindlasti, et teda peetaks nooreks või lapseks, et tal oli ikkagi ju see endal see mõte sees, et ta on täiskasvanud, et ta on täiesti nagu arvestatav samal tasemel teiste tegelastega, et võib-olla Oskar kui laps üldsegi on natuke nagu väärmääratlus minu arvates. Jah, ma olen Hannaga nõus, et seal on väga ambivalentne, sest et Oskarit mängivad samal ajal nii näitleja Joosep Puus kui ka tegelikult Oskarit kujutav Nukk. Ja mul on muidugi väga hea meel, et noorsooteatris ehk endises Nukuteatris lavastustes kasutatakse ka nukke. Et kuidas teile tundub, et mis see lavastusele juurde andis, et seal on lisaks näitlejale mängib või seda sama tegelast, Oskarit kujutab vaheldumisi näitleja ja vaheldumisi hoopiski nukk? No sellel on esmalt minu meelest väga loogiline nagu narratiivne tähendus, sest et on kaks Oskarit, on väikest kasvu Oskar, see, kes ei tahtnud suureks saada, ja siis on jutustaja Oskar, kes siis retrospektiivis räägib oma lugu, aga kes on juba otsustanud siis ikkagi täis kasvanuks saada füüsiliselt. Et see on, ma arvan, aga et ka seal on veel paar nukku, kes on siis need väiksed inimesed, olgu siis nad otsustanud selleks jääda või ongi nad lapsed, et siis on ka minu meelest ka väga praktiline võtta lihtsalt, et kuidas seda vastandust teha, et ta ei ole ainult füüsiliselt väike, vaid ta on ka nukk, ehk siis teda peab liigutama ja kontrollima, et ta ei ole nagu elav inimene.
jah, ma näen ka siin natuke sellise vaba tahte piiramise nagu kujundit taaskord, et selline mikromanageerimine justkui, et Oskar tahaks ise olla, aga samas ta ei saa ja teda suunatakse ikkagi väljaspoolt justkui marionettnukku, eks ole, et ongi teatrinukk, marionettnukk, enam-vähem sama ja siis teda peab liigutama väljaspoolt, et ta üldse saaks midagi teha või midagi ellu viia. Ma nüüd võib-olla korraks hüppan seal süžees edasi, aga see Oskari vastandus tuleb minu arvates hästi välja ühes stseenis, kus ta tantsib Mariaga ja Maria, keda siis kujutab Steffi Pähn, tantsibki vaheldumisi selle täiskasvanud Oskariga ja nukuga ja seeläbi siis sümboliseerib seda, et ka Oskar inimesena kuidagi hõljub seal võrdse ja lapse vahepeal tema jaoks. Et see, kuidas ta suhestub Oskariga on alguses, kui noor täiskasvanu suhtleb lapsega ja mingi hetk see nendevaheline dünaamika muutub millekski romantilisemaks ja selliseks kahe täiskasvanu vaheliseks suhteks. Et see näiteks juba see nii-öelda misantseen, et kui laval ongi parajasti Joosep Uus Oskarina ja samal ajal suhtleb publikuga ja nukk tema käes suhtleb oma vanematega laval, siis seal tekib mingisugune selline kummaline kõverpeegli efekt, et korraga on see nii-öelda tema tõeline identiteet ja see, kelle käes on kogu narratiiv ja see, kellena ta väljaspool ennast kujutas. Võib-olla võiks täpsustada, et kui kaua see Oskari lühike kasv siis kestab, et vist 30. eluaastaks ta teeb selle otsuse, oli niimoodi, et ta siis nagu vahetab ja hakkab kasvama uuesti. Ma mõtlesin ka selle peale, et mida see nukk annab juurde, et ja tõesti, et nagu te ütlesite, et ta aitab hästi markeerida seda justkui väikese kasvulist, väikest Oskarit ja suurt, kes on juba siis otsustanud ikkagi suureks kasvada, aga muuhulgas ka mõtlesin selle peale, et selle Oskari nuku liigutamiseks oli vaja vähemalt vahepeal 2 näitlejat. Natuke meenutas see mulle ka igasugust sellist hooletööd, millest ka nüüd tänapäeval väga palju räägitakse, et tõepoolest, et kui sa otsustad nagu jääda väikeseks või mitte vastutust võtta oma elu või ka ühiskonna eest, siis sa tegelikult mitte ainult, et see ei ole sinu nagu isiklik otsus, vaid et see tegelikult toob teistele kaasa tööd ja vaeva, kes peaksid siis sinu eest hoolitsema, et samamoodi nagu need 2 näitlejad liigutavad seda nukku, siis tegelikult ka reaalses ellu seda ülekandes võiks öelda seda, et inimene, kes tegelikult otsustab mitte võib-olla ühiskonnaga kohaneda, et väga tihti ta valmistab võib-olla mitte ainult muret oma lähedastele, oma vanematele näiteks, vaid ka mõnikord ka lihtsalt ka väga otsast, eks ju, siis selliseid kohustusi sellele. Ja see on ka võib-olla asi, mille peale peaksime mõtlema, et kuidas me oma eksistentsiga mõjutame mitte ainult keskkonda ja loodust, vaid ka tegelikult teiste inimeste elu. Ja see on muutunud tähtsaks asjaks. Aga võib-olla mulle ka meeldis ka see, mis sa ütlesid, Anna, et samas võib-olla see nuku kasutamine ka loob nagu sellise abstraktsema mulje, et ta muutub suuremaks üldistuseks, et see nukk kui teatud tüüp, kui inimene võib-olla üldiselt ja need, kes ei ole lavastust näinud ka, et see nukk on väga nagu peaaegu ebaproportsionaalselt suure peaga ka ühe lapse jaoks, eks ju. Et kas see tekitas teis ka mingisuguseid mõtteid, et ma mõtlen kas või näiteks meiesugused nii-nimelt intellektuaalid, et meie keha on füüsiliselt jääb järjest võib-olla nõrgemaks või ka võib-olla kohmakamaks. Ma ei taha rääkida teie eest, aga umbes, et me väga palju teeme oma haridus kui ka siis töö on seotud just võib-olla selliste intellektuaalsete
võimetega, aga et me füüsiliselt justkui nagu võib-olla ka meie areng ei ole nagu siis kehale suunatud. Kas sealt võiks ka teha mingeid suuremaid järeldusi või teile tundub praegu, et ma lihtsalt imen kuskilt mingisuguseid imelikke tõlgendusi välja? Ma ütlen kohe, et ma vist ei olnud kordagi mõelnud sellele, et see nukupea on kuidagi suurem, aga kui sa nüüd seda räägid, siis ma nagu ilmselt julgen alla kirjutada su mõttele. Seal võib näha võib-olla seda, et pea kui mõtlemisorgan on siis Oskari puhul ebaloomulikult suur, et just kui tal on palju mõtteid peas, aga vähe võimalusi neid asju ellu viia, mis ta kõik peas kokku mõtleb. Aga üldse see nukk tegelikult on võib-olla tähtis mainida, et ta ei ole nagu armas nukk, ta ei ole selline nunnu lapselik, ta on pigem niisugune nurgeline, ebameeldiv isegi, tekitab pigem mingisuguse õõva-efekti minu jaoks, et ei teki nagu sellist soovi samastuda temaga või ta ei ole nagu, kuigi ta on peategelane, ta ei ole positiivne peategelane ja just see nuku välimus rõhutab seda eriti, et tegelikult ta mõjub ikkagi nagu võõra või teisesena. See on huvitav, et sa seda tajusid, sest et mina olin lugenud enne Günter Grassi romaani kunagi 90-ndatel, kui see ilmus, ja sealt ma mäletan ikkagi väga tugevat just sellist jälestust selle Oskari suhtes, et ta ei ole seal romaanis mingi tore inimene, kellega sa tahaksid samastada ennast, pigem vastupidi, et sa kogu aeg mõtled seda, kui jäle ta on. Et mulle tundub, et kuna tegemist on noorsooteatriga ja võib-olla siin on ka nooremad vaatajad, et siin kindlasti see lavastus on püüdnud seda pehmendada või tsiviliseerida või ikkagi selliseid, ühesõnaga muutuda ikkagi kuidagi nagu vastuvõetavamaks, kui ta on romaanis, aga see on hea kuulda, et siiski mingi selline väike võõristus või mingi väike ohu või õõvatunne siis ikkagi vähemalt Hanna jaoks selles nukus vähemalt oli. Ja ma võib-olla lisaks veel, et minu arust silmad olid tal ka hästi suured, et võib-olla see rõhutab ka seda, et Oskar justkui jälgib kõike, mis toimub tema ümber maailmas ja siis tema reaktsioon sellele, mis ta näeb, on plektrummi taguda. Et just see silmade proportsioon eriti mulle nagu jäi silma, et need olid kuidagi, jäi silma, eks ole. Et olid väga nagu et kui pea juba ise oli proportsioonist väljas, siis need silmad olid veel omakorda sellest pea proportsioonist ka väljas minu jaoks. Mul oli nagu vastupidine efekt, et mulle see nagu nukk ikkagi väga meeldis ja ma tabasin ennast hetkedel, kus ma mõtlen, et tahaks teda sülle võtta, teda kaisutada, versus Joosep Uusi Oskar nagu tüütas mind tohutult. Et nagu mul on tunne, et see nagu töötas just minu jaoks, et see nukk Oskar nagu mulle meeldis väga ja siis see täiskasvanud jutustaja Oskar ajas mind nagu närvi. Aga samas seal lavastuses ju ka nad ikkagi vaatavad teda mingil hetkel nagu invaliidi, nad tahavad teda ju kõrvaldada. Et see nagu võõristus või õõvastus oli seal nagu väga tugevalt sees nendel teistel tegelastel ka. Minu jaoks see nukku, tema proportsioonid ei tekitanud otseselt mingisugust erilist reaktsiooni, ma võtsin seda kuidagi väga iseenesest mõistetavana selle lavastuse kontekstis, et nukk ongi selline võib-olla mitte päris lapse mõõtu, et võib-olla see on ka lihtsalt mingisugune selline üldine noorsooteatri nukkude visuaal, mida ta rohkem minu arust järgis. Ma lihtsalt mäletan, kui ma olin väike ja ma käisin siis toona veel Nukuteatris naksitralle vaatamas, siis need naksitrallid olid minu jaoks üle elu suurus, et ma ei tea, võib-olla nad olid tegelikult täiesti tavalise inimese mõõtu, aga et pärast sellist asja see suure peaga Oskar ei tundunud enam kuidagi teistmoodi, kui oleks eeldanud. Et sellel lavastusel on ju ka päris tähelepanuväärne lavakujundus, mille on teinud Rosita Raud ja siis te juba mainisite, et võib-olla lavastuse üldise esteetika võib nii nagu paigutada kabaree žanri alla. Et kas te tahaksite natuke võib-olla kirjeldada seda ruumi, publikupaigutust ja lavakujundust, just neid elemente, mis teile endale tunduvad, et on olulised ja siis ka öelda, et kuidas see nagu mõjutas etenduse vastuvõttu, sest et see ei ole päris tavaline võib-olla selle lavastuse puhul.
Lava on siis selline, et plektrumis, et publik paikneb 3 küljel, et justkui seda tagaruumi väga näitlejatel ei tekigi, et publik vaatab neid 3 erinevast suunast. Ja minu arust selline lavakujundus hoiab vaataja ärksana tegelikult, et ta peab kogu aeg olema valmis pöörama pilgu eri suunas ja tegevus toimub ka eri tasanditel, et seal on selline ümar ringjas platvorm keskel ja selle platvormi peal on siis enamik tegevust, aga samas liigutakse ka sealt välja ja selle ümber on üksikuid lavakujunduse elemente. Jah, seal laval on, ma ütleks siis riiul, kus on väga palju erinevaid objekte, mida võiks pidada siis põhimõtteliselt nagu Oskari elu muuseumiks, seal on mingid esemed, mis kuidagi tulevad tema loos välja, aga seal on ka lihtsalt, ma arvan, mindud seda nagu ülevoolava esteetika suunas, et minu jaoks kuidagi mõtlesin sellele, et minu ajuga see nagu esteetika sobib, sest mul on tunne, et ma tarbin väga palju, väga kiiret meediat või ma ei tea, et ma arvan, et meie põlvkond mõistab seda, ma ei tea, TikToki fenomeni, aga ma kujutan ette, et see võib olla ka ikkagi võib-olla liiga üleküllav mõne inimese jaoks see elementide rohkus, mis seal laval on, kui lisada sinna veel siis näitlejate mäng, kus on nagu laulu ja tantsu ja sõna ja et hästi nagu hästi täis igat pidi on see lavaruum, mulle tundub. Näitlejad on ju ka valdavalt kogu aeg laval, isegi kui neil parajasti mingeid repliike ei ole, siis nad on ikkagi seal. Võib-olla astuvad sealt areenlavalt maha ja jälgivad seda, aga nad on ikkagi kogu aeg kohal. Kas või näiteks taustalauljat või taustatantsijatena, nad löövad kaasa. Ehk et see, ütleme siis, kas äkki 8 näitlejaga trupp juba omaette seal väiksel laval moodustab sellise rohkuse ja samal ajal toimub väga palju, teksti on palju, me hüppame 2 ajas, ehk et publikult tegelikult nõutakse ka seda, et nad kogu aeg kohal oleks ja võib-olla see, et me istume seal 3 küljel, see hoiab, jah, nagu Anna ütles, et hoiab ärksana, sest et seda mingisugust 4. seina tekib palju-palju vähem ja tegelikult seda ka ükskord aktiivselt lõhutakse, kui tehakse selline foorumi rahvakoosoleku stseen, jah. Ja killustatus on võib-olla märksõna, mida nagu nii lavakujunduses kui selles pidevas rollivahetuses on märgata minu arvates. Ja nagu me seminarides arutasime ka, siis tegelikult ühest vaatamiskorrast ei piisagi, et juba selleks detailide märkamiseks kulub ikkagi rohkem aega ja isegi Anneli, sina vist ütlesid, et sa ei märganud kõiki asju, mis laval oli esimese korra järel. Et tegelikult see on lavastus, mida kindlasti peaks vaatama vähemalt 2 korda. Ma olen nõus, et jah, et lisaks sellele, et seal on ka palju nagu objekte ja näitleid, on väga paljud nendest objektidest ka mingi sümboltähendusega, eks ju. Ja nende tähendus selgubki võib-olla alles nagu pikema aja jooksul. Minu jaoks oli huvitav ka see, et esimest korda ma vaatasin seda lavastust siis keskelt või siis nagu keskmiselt publiku sektorist ja seal mulle tundus, et see oli isegi nagu natuke selline realistlik lavastus või me kasutame seda sõna illusionistlik, et oli minust eemal kuidagi, toimus nagu mingisugused, kuskil seal on teine maailm, mille osa ma võib-olla otseselt ei ole, kuigi, eks ju, nagu te ilmselt ka tähele panite, et see lavakujundus ei ole mitte kuskil lava taga, vaid ta on tegelikult ka publiku kohal, justkui kõik istuksime koos näitlejatega mingisugustes sõjavaremetes, eks ju, lõhutud majavaremetes. Aga siis teisel korral, kui ma istusin siis paremas sektoris, kus näitlejad pidevalt siis minust mööda jalutasid, siis seal ma sain tõesti võib-olla kogemuse, mida ma arvan, et sellises brechtilikus, eepilises teatris sa võid kogeda, et kus sa oled tõesti nagu näitlejatega ühes ruumis ja näitlejad siis kehastuvad ümber erinevateks tegelasteks, kasutavad erinevaid siis rekvisiite ja sa just kui nagu näed, kuidas näitleja töötab ja see kogemus oli hoopis teistsugune ja võib-olla ka palju selline intellektuaalsem või et ma ei saanud sellel fiktsioonil ja väljamõeldisel ennast siis kuskile edasi kanda. Nii et mulle tundub ka, et see lavakujundus ja ka see publiku paigutus, et sellel on nagu päris tugev ja huvitav mõju vaatajatele.
Siis me oleme üsna vähe võib-olla maininud nimesid, oleme siin maininud kunstniku ja lavastaja nime ja peategelase nimega, aga kas sooviksite esile tõsta veel mõnda inimest või ka neid, keda me juba mainisime, kas siis kedagi loomingulisest meeskonnast või kedagi näitlejate hulgast, sest näitlejaid on ju rohkem kui siis see peategelase osatäitja? No kõigepealt ikkagi ma arvan lavastajad, Taavi Tõnissoni. Mulle tundub, et ta on lihtsalt väga suure asja suutnud ikkagi üsna kondenseeritud versiooni panna, nagu mingi Tetrise mäng, kuidas ta on suutnud kõik need tükikesed oma väikesesse kasti mahutada ja teisalt ikkagi näitlejad, ma ütleks nagu ansamblina olid tugevad, aga kui ma peaks kuidagi välja tooma, siis ma arvan, et pigem need näitlejad just, keda ma olen vähem näinud, näiteks Tiina Tõnist, kui ma olen teda näinud, siis ilmselt väiksena, aga tal oli vist minu jaoks just see nagu vana kooli mingi kvaliteet just tema hääles, mis oli minu jaoks väga nagu nauditav ja samas ta oli ka see roll, et ta sai olla nagu veidi nagu siuke kõrvaltvaataja, kui ta mängis Oscari vanaema või siis seda kokkaemandat, et ta sai nagu seeläbi mingi huvitavama nagu mängustiili ja teisalt ka nagu Anti Kobin, et mulle tundub, et ühest küljest oli niisugune nagu mees, kes tuleb ja läheb ja ei taha võtta vastutust, aga samas ta ikkagi oli väga südantlahestav, kui ta nagu suri või tema see lõpp oli nagu, et temas oli ikkagi see mingisugune haavatavus ja ma tunnen, et Anti Kobin balansseeris väga hästi kuidagi selle nagu sümpaatse, aga samas nagu niisuguse ebausaldusväärse mehe nagu mängumaal. Mina nautisin väga neid stseene, kus Ingmar Jõela koreograafiat oli näha, et minu arust need koreograafia stseenid olid väga hästi koordineeritud ja ma loodan, et ma nüüd kellelegi liiga ei tee, aga need näitlejad kõik ei ole tingimata atleetlikud tüübid, eks ole, et selles mõttes, et nad on ikkagi väga hea ansamblimäng on selles lavastuses ka ja koreograaf on suutnud nad kõik panna ka tegema tantsulisi liigutusi ja üldse liikuma lavaruumis nii, et see on kõik väga sujuv ja mõjub nagu kergelt, loomulikult, et see on kindlasti väga suur pluss. Ja valgustuskunstniku Priidu Adlase töö ka tegelikult torkab silma, et seal on ikkagi palju mängitud selle valguse kui meeleolu loojaga. Ja see kindlasti annab ka palju juurde. Ütlen lihtsalt seda, et Priidu Adlas sai just Kultuurkapitali aastapreemia, et tore, et seda on märgatud tema tööd. Ja Ingmar Jõela koreograafia puhul oli hästi muljetavaldav just see lavaline liikumine, et lisaks sellele, et need tantsunumbrid, mis olid niimoodi eraldiseisvad, olid väga jõulised ja dünaamilised, siis ka see, et võrdlemisi suure trupiga väiksel laval ei tekkinud kordagi mingisugust sellist rüselust või visuaalset müra. Et see kõik oli väga niimoodi detailideni valmis timmitud. Aga ma näiteks meie rollianalüüsi tarbeks nii-öelda süvajälgisin Ingrid Isotamme, kes mängis Oscari ema Agnest ja mulle jättis tema see naise ja ema kujutamine sügava mulje. See, kuidas ta on väga selline mitmetahuline, ma ütleks ka võib-olla paheline, üldse mitte emalik ema. Ja see ka, et kuigi me jälgime Oscari narratiivi ja see, kuidas kõik need tegelast on laval kujutatud, on ikkagi mõneti selline Oscari virvendus või kõige rohkem ikkagi esindab seda, et kes nad Oscari jaoks olid, siis Agnes ei olnud eeskätt just ema suure eega, vaid ta oli noor naine väga sellises kummalises dysfunktsionaalses peres ja see, kuidas ta seal tuli emotsionaalselt toime või siis vastupidi just ei tulnud sellega, milline oli Oscar ja sellega, millised olid suhted nii Jan Bronskiga kui ka Alfred Matseratiga, seda oli väga huvitav laval jälgida. Ka siis, kui tal ei olnud parajasti endal mingisugust teksti, mida
ette kanda, siis nii-öelda sissepoole mängimine ja need väiksed mingisugused miimika nüansid olid väga huvitavad. See pidev selline lavapartnerlus ka Anti Kobiniga oli ka väga nauditav, et ma tooks ka Anti Kobini välja kindlasti. Ma nägin seda lavastust esietendusel ja siis vist 6 aega pärast esietendust ja siis oli väga selgelt, et selles trupis, mis on muidugi, kõik on väga tublid, 3,5 tundi laval olla, see on näitlejale ka suur pingutus, aga tõesti siis ikkagi nagu lihtsalt ülejäänud ansamblist või trupist ikkagi tõusis väga jõuliselt esile just nimelt Ingrid Isotam, kelle siis iga nagu lavahetk oli väga täidetud, see oli loetav, ta oli kogu aeg nagu väga-väga kohal ja tõesti mulle tundub ka, et Ingrid Isotamme enda nagu loomingulises karjääris see on nagu suur õnnestumine. Ma pean küll ütlema, et kui ma nüüd vaatasin sügisel septembris 2024, siis võib-olla enam niisugust värskust või jõudu seal päriselt enam ei olnud kuidagi, et tundus, et hakkasid nagu võib-olla siuke täpsus või energia on kuidagi natuke maha käinud, aga see võis olla ka lihtsalt ühe etenduse, kõik etendused ei ole vennad, eks ju. Ja tahaksin ka veel mainida dramatiseeringu autorit Priit Põldmaad, sest see romaan on ju väga eepiline, väga pikk, väga paljude igasuguste detailidega ja et kuidas ta on ikkagi suutnud väga hästi sellest romaanist esile tuua olulise, pannud selle siiski üsna loogiliselt jooksma, siin on ka põimitud ikkagi neid laule, ja nagu lisamaterjali, et ma arvan, et ka dramatiseerija on teinud nagu väga hea töö ja kindlasti on see õnnestumine nagu noorsooteatri repertuaari vaadates. Aga kuna meie oleme ju kriitikad ja siis kriitikutelt ikka küsitakse, et kas siis ühtegi iluviga, ühtegi puudust sellel lavastusel ei ole või et kas lavastusel oli teie meelest ka mingeid puudusi? No ma alustaks sellega, et minu esimene puudus, see tunne tähendab puudusest, oli vaadates juba esimese laulu ajal vist ja puhtalt sellepärast, et ma ei kuulnud sõnu. Ja ma absoluutselt ei tea, kas asi on minu kõrvades, asi oli mu istekohas, asi oligi lihtsalt selles, et need sõnad, et see oleks võimendust olnud vaja või siis ükskõik millist nagu tehnilist lahendust, et alles millest nad lausid, ma sain teada siis, kui ma lugesin pärast näidendit või näite seda teksti. Et see oli nagu üks puudus, aga ma ütleks, et see ikkagi on nagu tehniline, lihtsalt kuna see oli nii alguses, see tõi mind kohe välja ja pani mind muretsema, et kas ma nüüd ei kuulegi ühtegi laulu korralikult. Ja muidugi ma ei hakka seda praegu, te võite ise sellest ka rääkida, sest ma arvan, et seda me oleme arutanud ka koolis sellest pikkusest, et kas see lõpp on põhjendatud, et on nii pikk, aga võib-olla lasen kellelegi teisel sellest rääkida. Ja ma olen nõus selle laulude kohta käiva kommentaariga, et kuna need laulud ka ei ole nagu ainult kuidagi vahepalad, vaid tegelikult annavad ka edasi loo sisu kohati. Et siis tegelikult seda arvesse võttes on eriti oluline, et need jõuaksid ka kohale publikuni, et nad jutustavad ikkagi nagu narratiivset lugu meile tegelikult. Ja võib-olla üks asi, mis ma veel välja tooks, et see ei ole otseselt puudus, aga lihtsalt eripära, et kuna tegu on sellise prehtiliku teatriga, nagu meil ka jutuks oli, et võõritusefekt on seal kohal ja hästi teistmoodi lähenemine üldse teatrikunstile mingis mõttes, et kõik erinevad väljendusvahendid kokku panna ühte patta ja ikkagi tuleb nagu lugu välja. Et siis see on eestlasele lihtsalt, ma arvan, üsna võõras teater, et eestlane on harjunud vaatama psühholoogilist teatrit ikkagi pigem 2 tegelast räägivad omavahel laval, mitte ei toimu korraga veel 10 asja seal taustal, et Plektrum kindlasti ei vasta sellisele tavalisele psühholoogilise teatri määratlusele ja seetõttu võib-olla vaatamisel on ka raske nagu samastuda enda tegelastega või eestlase jaoks on lihtsalt üsna võõras teatriliik, ma ütleksin. Et see on esialgu kindlasti teistmoodi. Mulle näiteks jäi natukene arusaamatuks
esimesel korral ja tegelikult ka siiamaani see Pebra ja Oscari liin. Pebra oli siis, parandage, kui ma eksin, mingi tsirkuse pealik. Korüfee meister. Tsirkuse meister, keda ka nukuna näidati. Ehk et nad leidsid Oscariga ühise keele sellise nagu teisesuse kaudu ja Pebra ütles talle ka, et meiesugused peavad kokku hoidma. See on võrdlemisi lühike stseen, siis nad tükk aega enam ei näe ja siis lavastuse üsnagi lõpus saavad nad uuesti kokku ja on täiesti arusaadav, et kogu raamatut ei saagi panna dramatiseeringusse. Ma lugesin, et alguses Taavi Tõnissoni ja Priit Põldmaa see dramatiseering oli 50 lehekülje asemel 150, ehk et kindlasti seal oli ka väga palju rohkem tõenäoliselt ka seda Oscari ja Pebra liini ja võib-olla ka midagi muud, aga ta jäi natuke liiga võib-olla pinnapealseks, et mul ei tekkinud selle tegelasega võrreldes teistega, kes lavalt läbi käisid, ei tekkinud kontakti, ma ei saanud temast lõpuni aru, ma ei saanud aru, mis mõju tal Oscarile oli ka psühholoogiliselt, kuidas ta mõjutas Oscarit siis, kui Oscar oli juba täiskasvanu füüsiliselt ka. Ma tuleks ikka selle tagasi selle pikkuse juurde, see võib olla minu nagu ka mingi kärsitus, aga nagu juba Johanna ütles, et tuues näiteks selle Pebra liini, aga minu meelest oli seal veel selliseid nagu stseene, mida tegelikult hädatarvilik ei oleks olnud selle lavastuse jaoks. Võib-olla see Pebra liin, aga näiteks ka see rahvakoosolek, eks ju, kus ma saan aru, et on püütud tuua siis paralleel kaasaegse Eesti ühiskonnaga. Ja ma arvan, et inimene, kes tahab otsida paralleele lavastuse ja ühiskonna vahel, et ta leiaks neid nagunii, on ükskõik mis tasandil, et ma ei tea, et kas on alati vaja seda puust ette ja punaseks nagu niimoodi teha. Ja samamoodi, et ma arvan, mõned laulud ja just ka laulusõnad olid nagu võib-olla väga olulised ja tähenduslikud, aga mulle tundub, et mitte kõik või paljude laulude puhul ikkagi nende seos selle Oscari looga jäi ikkagi nagu natuke arusaamatuks, et tahaksin soovida siis Priit Põldmaale, Taavi Tõnissonile, aga ka kõikidele Eesti dramatiseerijatele ja lavastajatele ikkagi rohkem mitte isegi vist julgust, aga julmust, et nad julgeksid ikkagi oma teoseid ka kärpida, ka siis, kui need on juba nagu, peaaegu nagu valmis, sest et eriti praegu tundub, et viimasel paaril aastal on 3-4 tunnised lavastused on justkui muutunud normiks, eks ju, ja ma tegelikult enamasti ei leia, et see on põhjendatud ja pigem vastupidi, tihti mulle tundub, et need lavastused hakkavad ise ennast tühistama, eks ju, sest ilmselgelt, et meie nagu vaate vastuvõtuvõime on piiratud ja kindlasti ka see näiteks filmide ja seriaalide vaatamine ka kuidagi struktureerib seda, et kui palju sa suudad üleüldse nagu ka intellektuaalselt vastu võtta, rääkimata sellest, et ka vanematel inimestel, mitte küll mul, tekib ka see probleem, et kaua sa jaksad istuda, eks ju, järjest niimoodi. Ja sellepärast mulle tundub, et ikkagi less is more, et ikkagi kompaktsed terviklikud lavastused on nagu võidavad sellest, kui lihtsalt võtta nagu liiga palju või vabalt aega. Nii et tõesti, et siin on kindlasti mingeid selliseid kohti, mis on nagu, mille üle võib vaielda, et kas need on nagu funktsionaalsed, kas need on õigustatud või kas oleks võinud ka selle lavastuse puhul millestki loobuda. Aga me vist kõik ütlesime, et üldjuhul on ikkagi tegemist väga tugeva ja huvitava lavastusega, sest seda me ei öelnud siin, et kuidas me selle lavastuse valisime, et see toimus täiesti demokraatlikult, toimus nimelt valimiste teel ja üliõpilased ise valisid selle lavastuse analüüsimiseks, sest olla ühe lavastusega pool aastat, kirjutada selle kohta 3 kirjatööd ja uurida taustu, et see nõuab ka teatud pühendumist ja huvi. Et kui võib-olla pehmendada seda pikkuse teemat, ma olen muidu nõus Anneliga, aga võib-olla ka asi on selles, et meie seda nii palju pidime vaatama, et võib-olla nagu inimene, kes peab olema seal saalis ühe korra, et tema jaoks võib-olla on okei saada ka neid liine, mis ei ole hädatarvilikud. Aga muidu iseenesest ma olen nõus,
keegi minu meelest seminaris ka mainis seda, et lõpp sellest hetkest alates, kui nad vist rongi lähevad juba nagu, et sealt jääb nagu asi nagu liiga, oleks pidanud olema tihedam. Et see vist on see teema. Ma olen ka nõus üldiselt, et oli natuke liiga pikk, aga siiski ma ütleksin, et pigem vaadata 3 tunnist ja 3,5 tunnist lavastust, mis on huvitav ja hoiab nagu kaasas, nagu Plektrum oli, kui näiteks 2 tunnist, mis on nagu hästi igav ja veniv lavastus, et selles mõttes Plektrum ikkagi nagu õigustab ema pikkust, et see tegelikult tempokas on ikkagi enamjaolt ka, väljavalt lõpp võib-olla, eks ole, ja seal toimub nii palju, et tegelikult iga mul ei hakanud vaatajana, et ma olen olnud ka lavastustel või etendustel siis, kus ma aeg-ajalt ikka kipun kella vaatama, sest et ei jaksa olla paigal, aga Plektrumi puhul seda nagu ei tekkinud, minul vähemalt. Kusjuures selle rahvakoosoleku stseeni kriitikana võib tuua selle, et ta oli tooni poolest hästi kuidagi järsult erinev ülejäänud tervikust, aga kui ma seda esimest korda vaatasin ja ma olin ka just tookord seal paremas ääres, kus kogu see nii-öelda action toimus parajasti, siis see, kui järsult päevapoliitiline see oli ja kui hea näide populismist see oli, ma mäletan, et üllatas mind küll positiivselt, et ma arvan, et see on vanusele 16+ ja ma kujutan ette, et gümnaasiumiealisele vaatajale see korraks tänapäeva toomine ja otsene seos tänapäevaste populistlike teemadega nagu rändeteemad või seal oli ka näiteks taimetoitluse teema ja rassiteema, et see võib-olla tekitab neis ka esiteks äratundmist ja teiseks ka kinnistab seda seost, et räägitakse küll möödunud sajandi sündmustest, aga et see on väga-väga päevakohane. Ja kui ma tagantjärgi mõtlen, siis alguses ma olin natukene kartlik, et kas see tuleb kohale, et see on kriitika selle nagu vastu või et pigem see ongi nii, et meil ongi kõik nii halvasti ja siis me peaksime hakkama nagu natsideks selle pärast ja siis see lõpeb on ju see stseen sellega, et nad hakkavad kõik seal tegema käeliigutusi või et see nagu pürgib sinna natsifilosoofi poole ja siis eelmine nädal või millal see oli, me näeme nagu Ameerikas rikkaid mehi seda tegemas, et see on väga hirmus, et nagu sama pipeline või see suundumus nagu, et jõuab nagu teatrist nagu suurimate autoriteetideni ka. Hanna siin mainis juba, et see Plektrum eristub kuidagi üldisest Eesti teatripildist näiteks selle poolest, et tal on selline võib-olla brechtilik eepilise teatri esteetika, kus on, eks ju, kus on poliitiline, seal on laulu, tantsu, näitlejad astuvad rollist välja ja kõike toimub hästi palju ja justkui nagu võib-olla see raam on selline meelelahutusteater või siuke kabareelik, aga tegelikult selle kaudu tegeldakse üsna teravate poliitiliste ja ma ütleks ka eksistentsiaalsete teemadega. Aga et kas on veel mingeid aspekte, mille poolest võib öelda, et see lavastus kas kuidagi on tüüpiline Eesti teatri kontekstis või pigem siis just eriline? Et kas te suudaksite seda kuidagi ka kontekstualiseerida, kui võtta siis 21. sajandi Eesti teater näiteks? No kindlasti on sõjateema seal lavastuses üks läbivaid punaseid jooni, nagu üldse ka Eesti teatris viimase 2-3 aastaga on saanud tavaks, et sõda leiab tihedat kajastust. Aga võib-olla mille poolest ta erineb ikkagi see nukukasutus ka, et ma ütleksin, et noorsooteater on ikkagi ainuke Eesti teater, kes visuaalteatrit sellel määral nagu kasutab, just nukkude mõttes ka. Et jah, nukukasutus kindlasti eristab teda ülejäänud Eesti sõjateemalistest lavastustest. Ja või nagu kui ma üritaks mõelda, et millega ma seda kõrvutan, siis sisuliselt on see nagu võimalik, aga vormiliselt tõesti ma seda teha ei oska. Jah, võib-olla kui ma mõtlen ikkagi ka ma ei tea, Leopoldstadtile, mis oli hiljuti Vanemuises või nad tulid keskööl, mis kõik tegelevad ka selle natsi nagu temaatikaga.
seal võib-olla on nagu üheselt arusaadavam see kangelane, eks ole, või et sihuke nagu sümpaatia teema, aga et siin võib-olla et on julgetud võtta ka nagu siis see antikangelane peategelaseks, et see võib-olla nagu, kui ma mõtlen sisuliselt, on nagu teine, aga jah, just nagu vormiline erinevus on see peamine, ma arvan. 2023. aastal ju üsna väikese vahega esietendusid Plektrum ja Macbeth, mis mõlemad said hästi-hästi palju positiivset vastukaja ja suuresti, ma arvan ka just sellepärast, et esiteks räägiti sõjast, mille puudumist teatrimaastikul oli varem kritiseeritud, et kuhu sõjateemast rääkimine jääb ja mõlema lavastuse puhul oli ka visuaalkeel ja ma ütleks ka selline toores jõhkrus ja koledus, see, mis mõjus uudsena. Need lavastused näiteks, mis Greta välja tõi, jah, kujutavad küll neid tuttavaid teemasid, kujutavad sõjatraagikat, aga kuidagi võib-olla leebemalt või vastuvõetavamalt, aga see füüsiline õõv, mis tekib nii Plektrumi kui ka Macbethi vaadates, oli uus, vähemalt minu arvates, et see oli üsna selline ebakonventsionaalne ikkagi, et mingil põhjusel ta ju ikkagi on siiamaani selline lavastus, millest me veel praegu täpselt 2 aastat hiljem räägime. Et selle sarnast siiamaani ma ütleks, et ei ole. Et tõesti, et minu jaoks ka ta paigutub samasse ritta paljude teist maailmasõda käsitlevate lavastustega, mida on nüüd tulnud peaaegu vist igas teatris välja, lisaks Greta mainitule veel ka Ugalas Meie klass või siis ka Vanemuises hiljuti välja tulnud päevaraamat. Samamoodi nagu Plektrum, nii ka päevaraamat räägib, eks ju, sõjast läbi lapse või laste silmade, mis ka on nagu natuke teistsugune vaatepunkt ja huvitaval kombel ka rääkisime üsna palju ka rahvuslikust identiteedist seoses selle lavastusega, et kuna Oskar on Kašub, eks ju, et ta pole ei sakslane ega ka venelane ega ka siis ka päriselt poolakas, vaid et ta on kuskil seal vahepeal, et ta nagu lihtsalt ei mahu niisugustesse binaarsetesse opositsioonidesse ja natuke see sama teema on ka, eks ju, Meie klassis, et seal küll nagu võib-olla juudi küsimuse kaudu, aga et see selline rahvusliku identiteedi väga komplitseeritud teemad ja samas ka ikkagi nagu nende olulisus ja võib-olla ka ikkagi küsimus selles, et kas on võimalik elada ka kaasaegses ühiskonnas ilma pooli valimata, eks ju. Et ka sõjaolukorras või üldiselt mingis konfliktiolukorras, et kui me enamasti kipume mõtlema binaarselt, mustad ja valged ja liberaalid ja demokraadid, et kas on võimalik olla seal kuskil nagu vahel, mitte valida pooli, nagu seda Oskar tegelikult ka teeb. Nii et kindlasti see lavastus nagu tekitas väga palju küsimusi ja väga palju mõtteid, et meil oli väga siis huvitavad seminarid tegelikult just ka selles mõttes, et kuulata erinevaid arvamusi, sest kuigi üliõpilased olid valdavalt nagu ühevanused, siis ometi nende nägemused olid kohati üsna erinevad ja see andis ka nagu hea ettekujutuse sellest paljususest, mis teatrisaalis on ja võib-olla ka julgustab siis lavastajaid mõtlema sellele, et kindlasti igale lavastusele leidub ka oma selline publik, sest et publiku ootused ja soovid teatri suhtes on hästi erinevad. Kas te sooviksite veel midagi lõpetuseks öelda selle lavastuse kohta? No, mina soovitasin seda oma emal vaatama minna, kes käib küll väga palju teatris, aga kellel on ka vahepeal väga raske, kui ta peab minuga mingit posttraumaatilist lavastust tulema vaatama. Ja ma tunnen, et see on selles mõttes hea lavastus, mida ikkagi soovitada, ma arvan, põhimõtteliselt kõigile. Ma praegu ei kujuta ette inimest, kes seda võib-olla üldse ei tahaks näha. Et selles mõttes, et kui juba olla näinud seda, et siis kindlasti, ma arvan, mitte karta soovitada või siis just minna, kui kuulata seda vestlust siin ja ikka veel ei ole käinud.
ja kuna lavastus on juba 2 aastat olnud mängukavas, siis soovitan kiirustada. Ja et ei tea kaua on seda. Jah, ma olen nõus, et kui Anneli ütles, et igale lavastusel on oma publik, siis ma ütleks, et iga publiku liige leiab plektrumist endale midagi, et kuna ta on nii monumentaalne, seal on erinevaid väljendusvahendeid kasutatud ja lugu on ka ikkagi jälgitav, et siis ta justkui võtab kokku kõik need asjad, mis ühes heas lavastuses peaks olemas olema. Et kui olla mõttega kaasas ja tõesti tulla nagu valmistununa teatrisse, et sa tead, et sa oled seal 3 tundi ja veel pool tundi ja oled sellega rahu teinud, et see on pikk lavastus, siis tegelikult on ikkagi ka väga hea lavastus ja kindlasti samuti soovitaks minna vaatama. Ma soovitan plektrummi eelkõige neile, kes otsivad teatrist intensiivsust ja ka neile, kes võib-olla arvavad, et teatris ei peaks nii palju rääkima koledatest teemadest, sellepärast et sellistel inimestel on see ka kindlasti väga õpetlik ja mõtlema panev lavastus. Ja mina tahan tänada meie vestlejaid, siis ma tahan tänada Plektrumi truppi ja lõpuks Noorsooteatrit, kes pakkus meile selle võimaluse käia selle lavastuse etendusi korduvalt vaatamas. Aitäh teile, kõike head!